Kes eestlastest ei teaks Karmen Kassi, maailmatasemel tippmodelli ja paljude iluideaali, kes on ka 40-ndates eluaastates jätkuvalt moemaailma tipus. Nimelt on verinoored modellid kõrgmoest tasahilju välja lükatud. Hetkel löövadki enim laineid 40-ndates ja ka 50-ndates tippmodellid. Selgub, et maailmas toimuvad sündmused, sõjad ja poliitika mõjutavad otseselt modellimaailma ja iluideaale, millest me ka tavaelus lähtume. Aga enda pulmakleiti mäletate veel või? Jaa, mäletan. Mul oli nii tagasihoidlik. Vaat tollal me olime tagasihoidlikud, ausõna. Ei olnud väljakutsuvad naised, olid tagasihoidlikud, kaunid, ilusad, õrnad. Aga nüüd on väljakutsuvad kõik. Faime Jurno oli 70-ndatel, 80-ndatel meie planeedi 6. iluideaal. Teda teadis ja imetles ligi 300 miljonit inimest üle terve toonase Nõukogude Liidu. Tallinna moemaja endine mannekeen, moeajakirja Siluett modell ja filminäitleja torkas silma oma erakordse ilu, graatsilise kõnnaku ja ülihea rühi poolest. Meestel laeste päid hulluks ka ikka, jah? No, sai tehtud vahel, niimoodi. Midagi tea ei ole. Ja kuidas need lood lõppesid siin? Enamasti õnnelikult. 74-aastane Faime Jurno annab intervjuusid üliharva. Kohtume temaga moekunstnik Liina Steini ateljees efektsete kallihinnaliste kleitide keskel. No minu pension täpselt, nii et ma saaksin ühe kleidi selliseks. Selle 700 eest, jah? Selle 700. Faime oli 15-aastane, kui ta tänavalt Tallinna moemaja töötajatele silma jäi ja sealt algas peadpööritav karjäär Nõukogude Liidus. Toona läbisid mannekeenid korraliku liikumise ja kommete õppimise koolituse. Me pidime seal lava peal käima ja saime ikka vatti. Minul oli hingepõder kõige alguses ja ta oli küllaltki range. Ja ei tea, kohe väga range oli. Me pidime seal ükshaaval kõik seal tema ees käima ja siis ta leidis kõik need vead üles ja siis ta tuli jälle järgmine kord ja kui ei olnud see asi nagu ära nagu paranenud või paremaks läinud, siis ta oli natuke pahane ja nõudis veel rohkem. Aga ta nõudis seda. Seda peab olema. See rüht, see oli nii tähtis. Ja see rüht on teil siiamaani väga hea? Jah, võt see jääb külge. Aga kui vaadata praegu, kuidas modellid laval käivad? Jah, no natuke tundub natuke lohakus isegi ja natuke tuimus isegi ja siis see hirmus selline see mask ette, see ise viibib kuskil ei tea kus ja siis need suunurgad allapoole. Võt ei tea, kas selline on trend praegu, ma tõesti ei tea, aga ka ta üldiselt minul riivab ka silma see, et meie küll sellised ei olnud. Me oleme ikkagi elavad inimesed ja me ikka näitasime oma emotsiooni välja. See on Eliise Jaasmaa, 20-aastane, 176 centimeetrit pikk, blond siniste silmadega. Uus tõusev täht kõrgmoe maailmas. Elab Pariisis ja sõidab erinevate suurlinnade vahet, kus teeb tööd luksusbrändidele nagu Louis Vuitton, Miu Miu, Dolce Gabbana ja Valentino. Kas praegu see sinu välimus on see, mida maailm otsib? No pigem on sellepärast, et ma ütleks, et kõrged põsesarnad on hästi must have, nagu see kõikidele nii väga meeldib, et mida rohkem, seda parem, et sellega mul on olnud head geenid õnneks, olen õnnistatud ja praegu hästi paljud casting direktorid otsivad nagu Balti riigi siis modelle ja praegult on ka palju sees ukrainlasi, mis ma olen tähele pannud, et siuke Euroopa on praegult hästi sees. Eliise manager Margit Jõger, kes on lennutanud tippmodelliks ka näiteks Karmen Pedaru, ütleb, et ilumaailmas valitsevaid trende määrab paljuski Ameerikas toimuv. Ja veel mõned aastad tagasi olid blondid sinisilmsed neiud kõrgmoes täiesti out. See nulltööd nendele heledapäistele tekkis selle Black Lives Mattersiga, et ainult võeti mustanahalisi, siis vahepeal tulid latiinod,
siis asiaadid tulid väga tugevasti peale, et natukene istusid ja mõtlesin, mis edasi saab, et kaua nagu võib, et ka mulle saadetakse kiri, email, et meil on, otsime uusi modelle castingule, paluks ainult mustanahalisi. Ükskord ma isegi vastasin ja ma hea meelega pakuksin teile Eesti etnilisi gruppe ehk eestlasi. Samuti küsiti palju transmodelle, kuid see kõik muutus Jõgeri sõnul üleöö, kui Donald Trumpist sai president. Nüüd on konkreetsed agentuurid ka on mures, et neil pole ühtegi heledat modelli, et palun saatke. Faime Jurno sõnul on tore, kui moodi tuleks taas naiselikumad ja õõrnemad naised. Naised on muutunud väga kuidagi mehistunud minu meelest. Õlad on nii laiad ja kõik need poisipead ja kõik need, see neljakandiline nägu millegipärast tuleb mulle praegu ette, et seda ovaali ma olen suht vähe näinud. Naine on nagu kuidagi karmistunud, aga võib-olla ka elu on selline, et ta lihtsalt peabki olema selline, muidu ta ei saa lihtsalt, ei võitle välja siin. Ei saa olla selline. Murtud lilleka ei saa olla. Peab tugev olema, naine peab tugev ikkagi olema. Samuti ei olnud Faime Jurno sõnul tema ajal armutut üksteisega konkureerimist. Vaat konkurentsi ei olnudki ju. Me olime tõesti, see on nagu piinlik rääkida, me olime nagu üks suur pere. Me saime kõik omavahel hästi läbi. Ma olen seda kuskil rääkinud varem ka. Meie moemaa direktor Anita, see hoidis meid nagu tibupoegi ja siis kui midagi seal juhtus teistmoodi, siis ta kutsus oma kabinetti ja räägiti eraldi, mis toimub, peab korda saama. Kas te oskate nimetada mõnda head Eesti tippmodelli praegu, kes teil on silma hakanud üldse? Ma ei tea, ainult Carmen Kassi. Modelliagentuuri MG Modelsi juht Margit Jüger ütleb, et tänapäeval on modellimaailma sisenejatel palju keerulisem silma paista kui Carmen Kassil omal ajal, sest konkurents on armutult suur. Eriti nüüd, kus eks ole, on toodud sisse need ürgvanad modellid ja vastsündinud modellid ja siis kõik võimalik modelle sinna vahepeale, et see valik on kolossaalselt suur. Sealt nagu läbi see silma paista. See on kõva töö. No kui ma alustasin, siis ma võtsin kõike väga hinge ja nutsin peale igat tööd, mis ei kinnitunud, peale igat castingut, mis halvasti läks. Eliise õppis kiiresti, et kui tihedas konkurentsis sulle võimalus antakse, tuleb endast anda maksimum, isegi kui töö on väga ekstreemne. Üks oli just Pariisis, kui ma pildistasin 38 soojakraadiga siis suusariideid ja ma sain kuumarabanduse. Milles see väljendus siis? Ma kukkusin kokku, läksin näost hästi punaseks ja oksendasin ja kohutav. Kusjuures ma pidin tegema 35 outfiti ja ma tegin 34, seega päris professionaalne. Ja teine on siis selle vastand, kus ma pidin -5-ga pildistama CD-kleite Norras, et siis ma läksin täiesti näost lillaks. Kuid ränk töö tasub end kuhjaga ära, sest edukate brändidega koostööd tegevad modellid teenivad päevas 4000 kuni 8000 eurot ja mõnikord ka üle 50 000 euro. No minevikust ma tean, oli 60 000, oli pool päeva üks jõulu pildistamine LA-s. Kuid kõik see on vaid köömes selle kõrval, mida teenivad tänapäeval 50-ndatesse eluaastatesse jõudnud või peatselt jõudmas tippmodellid nagu Carmen Kass, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Linda Evangelista ja Naomi Campbell. Naomi tasab ilmselt 300 000 ühe show eest. Wow. Ja. Pole paha. Ei ole. Ühe show eest aasta aega enam töötama ei pea. 90-ndate tippmodellid on taas vallutanud lavad, kes esindavad enesekindlat, iseteadlikku ja edukat naist. Alla 18-aastaseid modelle aga luksusbrändid enam ei kasuta. Miks on 50+ moes? Nende lastega mängimine läks natuke liiga läägeks juba.
sest kes on, eks ole, ostja, ei ole ju 13-aastane, ei ole ostja. Ostujõuline on ikkagi keskmises vanuses naisterahvas. Nagu seda samastumist rohkem tuua sisse, ma arvan selle pärast. Praegu on eriti pildis ka naised, kes on loobunud ilusüstidest ja ilulõikustest, eesotsas endise rannavalvesarja staari Pamela Andersoniga. Pamela Anderson, eks ole, pesuehte näide sellest, et peseme nüüd inimese puhtaks, et toome selle õige ilu välja. Ja kui sa tuled sellest nii-öelda kapist välja, ehk siis tema puhul ilma selle meigita tuled rahva ette, siis kõik see moemaailm väga-väga aplodeerib ja toetab. Ka Faime Jurno on eluaeg hinnanud loomulikku ilu ja ütleb, et vananemist ei tasu karta. Jumal, kui tore, kui sai 50, ma nii õnnelik. Päriselt jaa, muidugi. Kui saite 50, siis olite õnnelik. Nüüd hakkab rahulik elu peale. Väga huvitav. Tavaliselt just öeldakse, et kui 50 saad, siis on leinaperiood. Nüüd on tänapäeval on ju 70 on nagu, kuidas on, tänapäeval 70 on nagu vanasti 50. Noh, ütleme välimuse kõik see muu asi kokku. Nii nad räägivad, noored. 20-aastase Eliise karjäär modellimaailmas on alles haripunkti jõudmas ja millekski muuks tal selle kõrvalt aega ei jää. Ma pigem olen alati mõelnud, et ma teen modellindust nii kaua, kui võimalust on, sellepärast, et seda vist terve elu teha ei saa. Ja siis kooli võib tegelikult terve elu minna, et õppida midagi, et selles mõttes ma pigem, sest mulle väga meeldib see töö ja ma tõesti naudin selle tegemist, nii et ma pigem hetkel jään selle kõrvale. Faime Jurno ütleb elutargalt, et iga modell peab arvestama sellega, et toretsev elu võib päeva pealt kaduda ja ka selleks peab vaimselt valmis olema. Mis tunne siis oli, kui näed, et nüüd hakkab see kuidagi läbi saama, sest paratamatult see hiilgeaeg saab läbi? Ja, ütleme nii, see oli kõige hullem aeg oligi siis, kui see Eesti aeg hakkas tulema. Minul oli küll väga raske ja ma olen ka paljude teistega rääkinud, et oli raske aeg. Kuidagi seda rahakest ei jätkunud. Lõpuks ma sain ikkagi ühe töökohaga tänu mitme inimesele, kes mind jälle toetasid. Eesti Tallis ma olin administraator. Väga palju soomlasi käis seal ja ühesõnaga. No kõrtsi elu on kõrtsi elu, aga raskusi on üle elatud küll, jah. Hetkel on ju ka vanemad modellid väga hinnas. Olete te mõelnud, et äkki võiks naasta? Jah, olen mul on mitmed inimesed seda isegi mulle ka nagu kirjutanud või öelnud. Aga ma siiski mõtlen, et ei, neid on nii palju juba ja las nüüd olla. Minul on see aeg nüüd tehtud ja aitab küll nüüd. Minu jaoks, mina tunnen niimoodi. Lisaks maailmapoliitikale mõjutab iluideaale ja modellide elu ka üha enam võimust võttev tehisintellekt. Kiirmoe on AI loodud modellid juba vallutanud. Loodame, et see suund ei jõua kõrgmoeni.